Tervist, hea rahvas! On ääretult meeldiv olla teiega koos taas sellel aastal siis esimest korda selles saateformaadis, mida nimetatakse Fookuses. Ja Fookuses on meil loomulikult aeg, mida meil peaaegu ei ole või on väga napilt, vajavad 10-15 minutit. On üks küsimus, üks ainus küsimus. Tänaseks on see, käsitleb koroona kiirtesti küsimust, ehk siis eelnõud, mida rahvuskonservatiivid esitasid Riigikogule. Ja loomulikult meie hea ja armastatud kolleeg Gert Kingo, kes oli meil erakonna esindaja selle idee kaitsmisel. Aga aega on meil tõesti täpselt nii palju, kui jookseb see liiv siin või suhkur või sool, mis iganes siia alla. Kui see on jooksnud, on aeg läbi ja ka meie jutud on läbi. Aga Gert, ma annan sulle sõna, ole hea. Ja, tere, rõõm siin olla, täna kutsumast. Täna oli meil siuke päris tuline arutelu. EKRE siis esitas siis juba novembrikuus otsuse eelnõu. Novembrikuus? Juba novembris, 11. novembril, millega me siis teeme valitsusele tegime ettepaneku arvestada negatiivset koroonatesti, kiirtesti nakkusohutuse tõendina. Ehk siis, et lõpetada ära see ühe seltskonna eelistamine teisele, ühe seltskonna diskrimineerimine ja inimeste lõhestamine ja samamoodi selle, et osad inimesed on ühiskondlikust elust välja lõigatud. Aga me rõhutan üle siin, meie erakond ei ole vaktsineerimisvastane, me oleme põhiseaduse poolt ja see tähendab seda, et igal ühel on õigus ise otsustada oma tervisega seonduvaid küsimusi ja ka vaktsineerimine on see, aga me ei pea õigeks, et nende otsuste pinnalt jagatakse inimesed kastidesse. See on ääretult oluline, aitäh sulle Gert, et sa rõhutad. Oluline on tõepoolest rõhutada seda, et see sotsiaalne segregatsioon, mis on aset leidnud, see on meile täiesti vastuvõetamatu. Ja see, et meie erakonda topitakse kasti sellise mõttega, et me oleme just nagu vaktsiini vastased, seda peab kogu aeg üle rõhutama. See ei ole nii, pole kunagi olnud vastupidi. Me pooldame vaktsiini vabadust. Ehk siis, kes see vaktsineerib. Aga nüüd see segregatsiooni küsimus, see tuleneb ikkagi sellest, et inimesi jaotakse ma võiks öelda üsna meelevaldselt niimoodi klassidesse või kihtidesse, et osadele on antud põhiseaduslikud vabadused, osadele ei ole antud põhiseaduslikud vabadused ja see, kellele on antud või ei ole antud, seda peaks nagu eristama läbi eksisteeriva vaktsiini tõendi. Sõltumata nüüd sellest, kas sa oled nüüd saanud omale füüsilise tugevuse läbipõdemise või sa vaktsiini talu või talu ja nii edasi. Aga tõendina kasuta ainult seda niinimetatud vaktsiinipassi, see tundub, et ei ole õige ja see tundub ka olevat mitte loogiline ja seda ka meie see arutelu seal peegeldas. Ja sellepärast, et kui meil siin kõik hirmsasti, eriti praegune valitsus rõhutab õigusriigist, siis see ei ole õigusriigile sobilik käitumine, kus üks arvestatav seltskondi inimesi lõigatakse lihtsalt ühiskonnast ära. Ja nüüd on sellest vaktsineerimisest õnnetuseks tehtud ka selline teema, mis on põhimõtteliselt sunduslikuks tehtud, sest inimesed ei saa jätkata oma tavatöö tegemist, kuna nad ei ole vaktsineeritud. Ettevõtjad on pandud sellesse olukorda, inimesed on pandud sellesse olukorda. Inimesed ei saa kultuuri käia nautimas, ei saa teatris, kinos käia, ei saa spordiga tegega, treeningsaalides ei saa spordiüritustel või spordi tegemises osaleda, ei saa ujulas käia ja ei ole ka saunas võimalik neil käia. Paljudel meie Eesti elanikel ei ole ju pesemisvõimalusi ja saun oli võib-olla paljudel ainukene, kus sai ennast pesemas käia ja nüüd selle vaktsineerimise pärast ei saa. See on täiesti lubamatu selline asi. See on huvitav, et nemad, ma pean nüüd silmas liberaalseid ringkondi, kes väidavad ja räägivad kogu aeg ühiskonna avatuse vajadusest, tegelevad praegu kõigest vähest selle eest, et ühiskond oleks suletud. Ja siis nad nimetavad seda niimoodi, et nemad kaitsevad vaktsineeritud inimesi nakatumiste eest. See ei ole kaitsmine. Ja samal ajal just nimelt, kui me räägime avatusest, siis piirid hoitakse meil lahti. Omikron toodi meil sisse rännumeeste poolt, kes käivad reisimas ja rändamas. Kuna nad on vaktsineeritud ja selle aluseks peab olema siis vaktsineerimistõend olemas, siis neid ei testita, nad ise ka ei testi ennast. Sealt kaudu tuuakse sisse ju. Kummaline see, et ma olen mõelnud, et kui me võtame selle niimoodi vaktsiinipassi, et kuidas see pass iseenesest siis nüüd kaitseb ühiskonda haigusest. Ütleme, et on suur üritus, väliüritus, sinna tuleb üks seltskond, kes on vaktsiinipassiga, kes on siis vaktsineeritud 9 kuud tagasi, 7 kuud, 3 kuud tagasi, nad ronivad sisse, keegi neid ei kontrolli. Nüüd tuleb teine seltskond sinna sisse,
kes sõltumata sellest, kas nad on nüüd vaktsiinipassiga või ei ole vaktsiinipassiga, aga kes võtavad kohe pealt testi. Nii, lähevad sisse. Ja nemad nüüd on siis nüüd, või küsime niimoodi, et kumb on siis nüüd ohtlikum seltskond? Kas see, kes on 3, 7, 9 kuud tagasi vaktsineeritud, aga ei ole kontrollitud? Või siis see seltskond, kes läheb sisse ja koha peal kontrollib? Kumb seltskond on siis ohtlikum? No vot selles oligi meil suur arutelu. See eriti veel selle omikroni tüve valguses, kus siis on teada, et need vaktsiinid ei taga seda kaitset. Ja teadlased on öelnud ka, et see viirus murrab läbi vaktsiinikaitsest, sõltumata sellest, kas on tõhustusdoosid tehtud lisaks või mitte. Ja ka ei kaitse see, et sa oled juba korra põdenud koroonaviirust. Kõik jäävad uuesti haigeks. Ja hetkel tundubki, et tegelikkuses on ju kõige tervem inimene, see inimene, kes testib ennast. Millegi pärast on loodud võlts turvalisuse tunne nende vaktsiinipassidega ja inimesed arvavad, nad on kuulikindlad ja nemad väga paljud isegi ei testi ennast. Ja vot siin ongi see koht, kus nendel lubatud üritustel, kus massiliselt siis kogunevad ainult passi omanikud, siis hakkavadki kolded pihta. Oli näiteks õpetajate päeval Tallinnas toimunud suur üritus, kus siis lubati ka nende passidega kohale ja lõpuks oli uus kolle sai ja õpetajad vedasid mööda kooli laiali. Aga küsimus ongi ikkagi selles, et mis on see valitsuse tegelik siis nende meetmete rakendamisel tegelik soov. Ja kuna nad on nii vastu sellele negatiivsele testile, mis on ainuke, mille kaudu oleks võimalik siis saada kontrolli alla viirust ja tagada see, et terve inimene läheb rahvarohketesse kohtadesse, siis me jõudsime järeldusele, oleme jõudnud järeldusele, et sellest räägivad valitsuse teod ja otsused, et eesmärk on lihtsalt vaktsineerida vaktsineerimise pärast. Et siis, et oluline need miljonid doosid, mis jooksevad läbi, et need siis nii-öelda halvaks ei läheks, siis igaks juks torkame need sisse, et ära kulutada. Ja see raha ju läheb kindlasse kohta ikkagi ka loomulikult. No. Ja vaktsineerida vaktsineerimise pärast ja see on ainuke loogiline seletus ja kõik see ilus jutt, kuidas paremini hoitud Eesti ja me muretseme ja kaitseme vaktsineerimata inimesi ja kord kaitsevad nad vaktsineeritud inimesi, kord vaktsineerimata inimesi. Tegelikult ei ole ju seda kaitset, sest kui sa sooviksid tegelikult ikka ülevaadet viiruse levikust saada ja seda kontrolli allagi mingil määral saada, siis sa ikkagi oleksid nõus ju ka testi sisse viima. Aga eesmärk on ikkagi lõhestada inimesi, tekitada vaenu, ja ütleme viha, sest väga paljud pered on omavahel tülis, sõpruskonnad on tülis, töökollektiivises on tüli, inimesed vabastatakse töölt selle pärast, sest et neil ei lubata tööl käia ja neilt nõutakse vaktsineerimispassi, mis ei taga tegelikult terviseohutust ju. Jah, ja tegemist on, ma peaks ütlema, et kuna ma olen ka pisut skeptik, siis on see, minu jaoks on see kõik üsnagi hämmastav. No minu meelest kõikidest halbadest asjadest, kui me hakkame mõtlema, siis see nii-öelda selle testi läbiviimine, mis annab, ütleme, et ikkagi mitte 100%, sest et juba ju räägitakse ka, et sa teed testi täna ära, aga võib-olla avalduvad viirused tunnused sul päev hiljem või 2 päeva hiljem peale testi. Räägitakse positiivsest või vale positiivsest, vale negatiivsest võimalusest, kuigi vist... Vale negatiivset ei ole, pigem vale positiivset on ja siis, kui minnakse tegema seda PCR-testi seal Confidos või Synlabis, siis ilmneb, et ei ole ikkagi koroonas. No aga igal juhul on fakt on see, et ükstapuha, kuidas me suhtume sellesse asja, fakt on see, et meie ühiskonda on vaja avatuks hoida, juba ainuüksi see tõttu, et meie ühiskond püsima jääks. Muidu me kukume majanduslikult kokku, psühholoogiliselt kokku, võiks öelda ühiskonna kehand ka füsioloogiliselt kukub kokku. Ja selleks seda hoida, me peame seda avatuna hoidma, majandust avatuna hoidma ja siin on tõesti see, et see meie erakonna poolt välja pakutud testi tegemise võimalus tõendina on ehk tunduvalt turvalisem, kui tõesti need 7 või 3 või 5 või 6 kuu vanused koroonavaktsiinid ja sellest tulevad passi andmed. Ja, sest see tagab just nimelt viirusohutuse ja tegelikult on ju eesmärk ikkagi võimaldada kõikidele inimestele vabadus liikuda vabalt. See on ju õigusriigile kohane asi, mis peaks olema. Kui me räägime ka õigusriik, hetkel seda ei tehta. Piiratakse inimeste liikumisvabadust, võimalust osaleda, mis on eriti jultunud ja häbematu. Ja see on minu hinnangul on sihiteadlik ja sihikindel tegevus. Vaadates, kuidas on sellesse suhtutud. Ja minu arvates on ka mõistlik see, ja see oleks väga riigimehelik suhtumine, et kui adutakse, et mingi samm on õige, siis sõltumata sellest, kas ta nüüd tuleb opositsiooni või koalitsiooni poolt, selle sammuga minnakse kaasa, sest see on ühiskonna huvides, see on riigi huvides, see on riigimehelik.
No valitsus, ma korra segan, valitsus peaks eelkõige muretsema oma ühiskonna, oma elanike pärast. Mitte muretsema selle pärast, et lennuliikluse kaudu saaksid tulles teistest riikist inimesed meie riiki, et nimetame, me oleme avatud maailma jaoks. Maailma jaoks oleme avatud ja laseme oma riiki haigust vedada ja siis me lõpuks piirame oma inimesi. See valitsus ei ole aru saanud, mis on nende ülesanne ju. Nende ülesanne on kaitsta oma elanikke, tagada oma elanikele normaalne elukeskkond. Ja seda hetkel ei ole, on ainult ühele kitsale inimgrupile ja teisele seda ei ole ja paljudele teistele ei ole tehtud seda. No võtta, aga rääkides nüüd selle valitsuse riigimehelikkusest ja valitsuse taga olevate koalitsioonipoliitikute riigimehelikkusest, siis seda oma olemused näitas meie tänane Riigikogu istung koos kõige nende küsimuste kaasamatega ja loomulikult hääletamisega, mis sinna toimus, et võib-olla annaksid selle kohta ka oma kommentaari ja nägemuse, kuidas sellest siis aru said. No see oli väga hea näide kohe sellest, kuidas, kuigi eeldame, et saadik on iseseisvalt mõtlev inimene ja analüüsivõimeline inimene ja ta esindab oma valijaid ja ei ole võimalik alati täpselt ühtemoodi koalitsiooniga esindada, sest valijagrupid on erinevad. Isegi ühe erakonna saadikul on erineva mõtteviisiga valijaid. Mis täna siis selle asemel, et tõesti ise saad mõelda, aga samas kardeti negatiivset tagasisidet, siis otsustasid koalitsioonierakonnad, Keskerakond ja Reformierakond lihtsalt mitte hääletada. Aga kõige olulisem on selle asja juures see, et just täna avaldas Jaanus Karilaid meedias, andis intervjuu, andis kommentaare, kuidas tema on selline täpselt samasuguse ettepaneku aktsepteerida neid negatiivseid kiirteste, ettepaneku valitsusele teinud, et tema justkui tema toetab seda. Ja nüüd, kui hääletamise koht ei olnud neid saalis, tema on fraktsiooni juht. Me saime kindla fakti, et lihtsalt ilusad sõnad rahvast lollitatakse kaunite loosungitega. Mis ühtlasi näitab ka seda, et koalitsioonis üks käsi ei toeta teist kätt või siis teine käsi ei toeta esimest kätt, aga igal juhul see lõhe on seal sees olemas. Ja muidugi ma juba ütlen kohe ära, et juba ma tänan sügavalt ja siiralt sellest, mis sa siin meil rääkisid ja ka rahvas sai näha ja kuulda. Nüüd lõpetuseks, enne kui see nüüd päris otsa saab, ma lasen väikse lõigu sellest Riigikogus toimunud sõnavõtust, mida Gert pidas, lasen nüüd siia taha ja lõppu on ka hääletustulemuse, mis on üllatav loomulikult ja pange nüüd tähele. See lõpus, see hääletuse tulemusel, see kastide ehk siis toolide või istmete pilt, mis tuleb, rohelised on siis need, kes toetasid seda ettepanekut ja hallid, kõik teised hallid on mitte need, kes ei toetanud, vaid kes ei mallanud tulla ja ausalt näidata. Kes ei tahtnud vastutust võtta ühegi otsuse eest. Täpselt. Ehk siis see on tähelepanuvaarne. Aga praegusel hetkel tänan Gert, tänan vaatajaid ja vaadake nüüd lõppu seda. Tänane esimene päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina eelnõu 484 OE esimene lugemine ja siin esimese lugemise ettekande teeb Riigikogu liige Kert Kingo. Palun. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond andis selle otsuse eelnõu Riigikogu juhatusele üle 11. novembril. Sellest ajast kuni tänase päevani on väga palju muutunud. Nüüdseks oleme jõudnud juba 4. koroonalainesse. 2 viimasel korral murdsime nakatumiste ja koroona leviku rekordeid. Olime maailma esimesed nakatumiste osas. Tahaks loota, et selle lainega läheb meil paremini, kuid samamoodi käitudes, samadest valitsuse kehtestatud piirangute põhimõtetest lähtudes, ei saa selles kindel olla. Vaktsiinidele pandi suured lootused nende tõhususele. Aga nüüdseks on selgunud, et need ei õigusta neid lootusi. Tänaseks päevaks on selge, et koroonasse nakatuvad nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed. Sõltumata saadud dooside arvust. Ka juba koroona läbi põdenud inimesed nakatuvad uuesti, teistkordselt. Käepärane näide on ju kohe kolleeg Lauri Läänemets, kelle teistkordsest nakatumisest meedias kirjutati. Seega, tänased meetmed ei pidurda nakatumist ega haigestumist.
Vaktsineerimispass, mida valitsus nimetab valelikult nakkusohutuse tõendiks, loob võltsohutuse. See ei anna garantiid, et seda omavad vaktsineeritud inimesed ei ole nakatunud ja haiguse levitajad. See ei kindlusta nakatumise eest, viiruse edasikandmise eest, teiste nakatamise eest ja haigestumise eest. Ei kindlusta ka seda, et haigus möödub kergelt või ilma sümptomiteta. Just nimelt ei kindlusta. Vaktsineerimispass pole mitte millegi tõestaja. Kui siis ainult selle, et inimene on saanud süstid, mis ei kaitse piisavalt või üldse. Ükskõik kui mitu süsti on inimene saanud. On loodud olukord, kus räägitakse ja käitutakse nii, et terve inimene võib viirusega, mida tal pole, justkui nakatada neid, kes selle vastu on süstitud. Samuti on absurdne seletus, et vaktsineerimisega seoses olevate piirangutega kaitstakse vaktsineerimata inimesi. See on silmakirjalikkuse ehe näide. See on inimeste ässitamine üksteise vastu, sihilik viha ja vaenu õhutamine. Valitsus on kehtestanud piirangud, mille tulemusena on tervetelt, kuid vaktsineerimata inimestelt võetud ära põhiõigused. Nad ei saa osaleda täisväärtuslikult ühiskonnaelus ja on avalikust elust väljas. Teater, kino, kontserdid, restoranid, treeningsaalid, spaad ja nii edasi. Kõik see on neile keelatud. Isegi saunas ei tohi terved inimesed enam käia. Kus on siin loogika? Tervetel inimestel on keelatud tervislikud eluviisid. Sportimine treeningsaalides, ujulas, saunas, spaas käimine. Ja nii käivadki võltskaitsega vaktsineerimispassi omanikest võimalikud nakatunud viirust levitamas, teisi nakatamas ja uusi suuri koldeid tekitamas, ise seda teadmata. Valitsuse loal ja toetusel viiruse üle puudub igasugune kontroll. Kontroll puudub ka positiivse tulemusega testide tegeliku arvu üle, sest suur osa vaktsineerimispassi omanikust ju ei testi ennast. Nakkusohtlikkuse seisukohalt pole mingit põhjust teha vahet, kas inimene on vaktsineeritud või mitte. Oluline on, et inimene isegi tahtmatult ja enesele teadmata viirust ei levitaks. Seda on võimalik tagada ainult testimisega. Erinevalt vaktsineerimispassist annab just negatiivne testi tulemus kindlustunde, et inimene ei ole koroonaviirusesse nakatunud ega ohusta kaasinimesi. Testimise läbiviimine avalikes kohtades, üritustel, söögikohtades, meelelahutus- ja kultuurisündmustel annab kõigile kohalviibijatele kindlustunde, et koroona levik ja nende nakatumise võimalus on nendes kohtades viidud miinimumini. Nakatumist on võimalik vähendada, kui testitakse laialdasemalt ning osatakse piirata nakatunute ja kõikide lähikontaktsete isikute, sealhulgas ka vaktsineeritute, kokkupuuteid teistega. Eeltoodud taustal on valitsuse senine eitav seisukoht testimise suhtes arusaamatu. Aktsepteeritakse küll koroona testimist ja negatiivse testi tulemust nakkusohutuse tõendina koolides ja kohati lähikontaktsuse puhul, kuid samas ei aktsepteerita negatiivset testi tulemust avalikes kohtades, paljudes töökohtades ja ühiskonnas laiemalt. Valitsuse valikuline ja põhjendamatu lähenemine nakkusohutuse tõendamisse süvendab ühiskonna umbusku kehtivate meetmete suhtes ning pärsib ühiskonna toimimist ja sidusust, mõjub laastavalt ühiskonna vaimsele tervisele ja majandusele. Head kolleegid, praegu on küsimus selles, kas me tahame viiruse levikut võimalikult palju kontrolli alla saada, kaitsta inimesi võimalikult efektiivselt nakatumiste ja haigestumiste eest, selleks, et vältida jälle maailma esimeste sekka tõusmist. Teie hääletamisest nähtub, kas te soovite ka tegelikult kaitsta inimesi nakatumise ja haigestumise eest või kasutate koroonaviirust ära selleks, et osasi inimesi lükata ühiskonnast välja, tõrjuda kõrvale, kinnistada meie riigis praegune kastisüsteem. Teie näitate selle eelnõu hääletamisel oma suhtumist, seda, kas hoolite päriselt ja seda, kas me oleme õigusriik
või on sellest saanud lihtsalt tühi sõnakõlks. Kuna ka Jaanus Karilaid, lugesin tänasest meediast, on öelnud, et tema on vastava ettepaneku valitsusele teinud, siis julgen lausa eeldada, et Keskerakond toetab meie otsuse eelnõud. Vastasel juhul on meedias antud intervjuu lihtsalt tühjad sõnad. Ja kõigile eeltoodule tuginedes teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku aktsepteerida avalikes kohtades ja üritustel nakkusohutuse tõendina negatiivse koroonatesti tulemust.